Tere tulemast minu järjekordsesse videosse ja täna annan teile 6 viisi erinevatest kogumisstiilidest. Ja kui sa ei ole veel minu kanalit jälgima hakanud, siis ole hea ja tee seda, et olla ka tulevikus minu uute videodega kursis. Ja alustamegi siis esimese stiiliga. Ja selleks on algaja. Algaja stiil on siis selline, et nagu me kõik teame, kuskilt peab ju alustama ja tihti peale lähevad algajad selles suunas, et nad ostavad kokku kõike, mida näevad põhimõtteliselt. Nad ei ole teinud eeltööd, nad ei tea tegelikult, näiteks oletame sellest mündist mitte midagi, ta näeb seda kuskil ja ta ostab kohe ära, olemata sellest, mis hind siis sellel on. Näiteks, et antud münt on 10 euroga müügis ja algaja läheb, ostab selle kohe ära. Aga reaalselt hiljem taipab, et reaalne mündi väärtus on võib-olla ainult 4 euri. Et see on üks väike näide lihtsalt. Et ma arvan, kõigi algajatega, eks ole midagi sarnast juhtunud, et hiljem võib-olla kahetsete. Aga nii me ainult õpimegi ju. Isegi minuga on samamoodi juhtunud, küll ja küll. Aga et seda juhtuks, siis olge hea ja tehke vahel ikka eeltööd. Uurige, ma ei tea, Google'ist, Wikist antud mündi kohta, mis hinnaga nad müüvad ja nii edasi. Et ei tasu kohe esimest asja osta, mida te kuskil näete. Ja järgmiseks teemaks on siis investeerija. Investeerija valib hoolikalt, mida ostab, et tulevikus ostult kasumit teenida. Ehk siis kohe seletan. Et oletame, et on mingi hästi haruldane münt ja ta ostab selle mündi ära. Et siis näiteks 20 aasta pärast selle sama mündi pealt korralik kasum välja võtta. Ühesõnaga, ta on väga tark inimene, ta teab täpselt, mida ta tahab ja ta teab täpselt, palju neid tehtud on, kui harva liikuvad need on nagu. Et tihtipeale investeeritakse sellistesse vanadesse müntidesse, aga võib ka näiteks, et kuna praegu on 2021 aasta, oletame, et tehakse, puusalt praegu, mingi münt, kuldmünt näiteks, mida on tehtud ainult 100 tükki, ainult 100. Ja investeerija ostab selle mündi 2 tonniga, kuldmündi, 2000 euri. Ja ta plaanibki hoida 20 aastat, et bensile läheb, müüb maha. Aga selle 20 aastaga on võib-olla neid veel vähemaks jäänud sellest 100-st, et kellel on ära kadunud, kes on üles sulatanud, mis iganes võib juhtuda olnud. Et oletame 20 aasta pärast, need on alles ainult 50 ja see hind on sul juba väga korralikult tõusnud. Et investeerijateks nimetatakse siis neid, kes nad teavad, mida nad teevad ja nii ongi. Kolmas teema on siis ajaloo armastaja. Ehk siis ta kogub igasuguseid ajaloolisi münte, sente, mis on kunagi eksisteerinud. Näiteks aastatel 1600, 1700, igast vigureid, sellised hästi vanad mündid. Ja näiteks mõtleb selle peale, et ei tea, milline kuningas neid omal ajal käes võis hoida ja nii edasi. Igasugused sellist teemad. Ühesõnaga, ajaloo armastaja. Ja järgmine, number 4 võiks olla stacker. Ehk siis inimene, kes kogub peamiselt massi. Näiteks üldiselt tehakse seda siiski kulla ja hõbetoodetega. Et näiteks ta saab kuskilt mega hea hinnaga hõbedat. Nagu väga hea hinnaga, suurtes kogustes. Ostab ära ja kogubki ainult massi. Temal on tähtis, et saada see hõbeda massi. Et näiteks ostab 1 grammi hõbedat 30 sendiga. Ja ta teab, et kui ta seda massi kogub, tulevikus ta maha müüa, et siis võib-olla tollel hetkel on selle grammi hind juba näiteks eur. Ja ta müüb saab juba 1 euro või selle 1 grammi eest saab 1 euro. Et see on juba korralik kasum ju. Et on paljud, kes koguvad ainult massi, et saaks nii odavalt, kui saab, vahet ole, mis münt on.
sent, plaat, mis iganes, et kogu ainult massi. Et see on siis nagu stacker. Ja järgmine on siis näiteks kollektsionäär. Ehk inimene, kes kogub kõike. Erinevaid mündialbumeid, erinevate riikide münte, kuld, hõbe, vask, plaatina, singitud mündid, hõbetatud, vahet ei ole. Kogubki näiteks igasuguseid selliseid ägedaid albumeid, näiteks kõik Eesti mündid, mis üldse kunagi tehtud, näiteks kogub kõik need täis, võtab järgmise mingi euromündi raamatu, hakkab noid koguma ja nii edasi. Ainult kogub igast erinevat kraami. Kõik ühesõnaga. Nii. Ja kõige viimaseks, 6. on siis flipper. Ehk inimene, kes teab, mida ta ostab, et selle pealt kiiresti raha teenida. Näiteks, mina lähen ostan täna mingisuguse suva mündi kuskilt, ma ei tea, turult, laadalt, netist vahet ei ole. Ja ma saan selle mündi, võtame hõbemündi. Selline korralik hõbemünt ja ütleme, et ma saan selle 50 euriga. Nii, 50 euriga ostsin mündi ära ja lähen koju, lükkan kohe müüki ja müün 75-ga maha. Ehk siis, tulen kiirelt sisse ja tulen ka kiirelt välja. Ei jää see midagi ootama, et see on siis flipper. Ostab ja müüb. Seda siis kiiresti. Ja saab selle tehingu pealt hea kasumi. Mina veel kahjuks ei ole mõelnud selle peale, milline koguja siis nagu mina olen. Et põhimõtteliselt mul veel aega on, hetkel kõike, mis kätte juhtub, kõike kogun. Aga eks tulevikus näha ole siis, milliseks ma täpselt kujunen. Võite siis all kommentaarides kirja panna, milline koguja teie olete. Ja kui teil see video meeldis, visake like ja näeme juba järgmises videos. Davai, tšau!